Tere taas kõik kanali jälgijad. Täna on siis plaanis vihmapüük ja suund on võetud otse loomulikult Reiu jõele. Et üritan ma siis enne seda suuremat rahvamassi seal ära käia, et varsti sõidab sinna pool Lätit ja pool Eestit kokku, et siis on seal kalda peal trügimine üsna ebameeldiv, loobitakse üksteisest rakendusi üle ja nii edasi. Et ilmad on küll veel üsna jahedad, et täna Kesk-Eestist sõitma hakates on õrn lumi maas, aga lõuna ajal näitab Pärnus juba 5 kraadi sooja. Nii et lähme siis vaatame, kas ja kuidas täna õnnestub. Jõudsin siis oma komsudega siia jõerd, et selle õnge ja fiidri ja tonka püügi puhul on siis miinuseks see, et asju, mida jõerde vedada, on kordades rohkem kui spinningu püügi puhul. Mehi on siis siin kaldaras praegu, ütleme, 4-5 tükki. Et tahtsin ma siis tegelikult sinna poole püüdma minna, selle ühe puu alla, kus ma tavaliselt seal püüdmas käin. Aga sinna just jõudsid mingid mehed ette, nii et siis teen püügiplatsi siia. Aga ma arvan, et väga suurt vahet ei ole. Kui see kala siin sees on, siis kala saab igalt poolt. On siis püügiplats enam-vähem valmis ja hakkame püüdma siis täna fiidriga, et esialgu panen sisse ühe ridva, et on mul üks tonkaritv ka kaasas, aga kui kala peaks enam-vähem hästi võtma, siis on selle mitme ridvaga selline jube rahmeldamine ja söödaks on siis mul kaasas täna kärbsetõugud, aga põhisööt on siis toores krevett, et siit kääridega lõikame sellised parajad tükid, et vihma puhul ei tasu siis karta seda, et see sööt peaks olema väike, on ta üsna hea isuga, et konksu kasutan siis suurusega number 4, et selliseid peenemaid ja hästi teravaid konkse, mis jäävad talle hästi moka külge kinni. Ja söödakorvi raskuseks on mul vist äkki 50 grammi või. Et vaatame siis, mis need vihmad täna arvavad. Et sellisel varakevadisel ajal ei olegi tegelikult hommik nagu kõige parem võtuaeg, et kõige parem võtuaeg on enamasti keset päeva. Et see ei ole küll reegel, aga enamasti nii on. Nii, nüüd on esimene kala vist. Kas jäi ka? Jäi küll, jah. Tuleb esimene lind. Et tavaliselt, kui krevetiga püüda, siis on see kala ka selline ilus suur. Päris ilusas mõõdus ka teine. Et eelmine aasta, kui ma siin tõuguga püüdmas käisin, kui siin see jube laulupidu juba käis, siis sain ma ainult suhteliselt väikseid, et kõige suurem võib-olla oligi 33 senti. Et kevadel need esimesed ongi tavaliselt natuke suuremad. Nii, aga avalöök on nüüd siis tehtud. Kasutame siis seda kõige klassikalisemat fiidri rakendust. On siis siin see keerutatud osa. Siia otsa läheb siis lips. Lips on mul ütleme 70-80 senti pikk ja siis on liinil vabalt liikuv söödakorv. Et siin on mul siis pandud, pealiin on mul muidugi nöör, aga siis on pandud 0,28 fluorokarbon kattega tamiili siia ette, 4 meetrit. Et siukene hästi väikese venivusega tamiil. Et selline üsna lihtne rakendus. Ritt peaks siis olema selliselt pandud, et sul oleks teda sealt pealt hea ja kiire haarata. Nii, ja kas nüüd on jälle juures ja on taga jälle. On taga. On mul ka pika varega kahv kaasas, aga ma ikkagi seda siin praegu lahti ei tee. Lipsutamiil on nii tugev küll, et ma tõstan need otse kalda peale. Ops. Kasutan lipsutamiilina siis Asso fluorokarbon kattega tamiili 0,20 on läbimõõt ja on ta siis, kas äkki tõmbetugevus oli 5,5 kilo. No see on nüüd natukene selline väiksem. Ta on küll mõõdukala. Igaks juhuks võiks üle mõõta. Vaatama, mul on siin koti peal on selline mõõdupuu siin. Jah, no täpselt ütleme 32-33 senti mõõdust on, nii et paneme ta siia sumpa. Ups. Nii. Ja tuleb jälle. Ops. Ja see on ossa raisk. Kui suur särg, jõhker. See on mingi 300 grammine kindlasti. Aga no täna ei ole särg, ei ole eesmärk. Et hiljem vaatame, kui... No tegelikult ma viskan ta siia sumpa. Et hiljem, kui peaks vihmaga nii hästi olema,
saab juba normi täis püüda ja veel ära minna ei taha, siis mul on tõugud ka kaasas. Vahetame siin konksu ära ja paneme väiksema konksu ja proovime tõuguga särge püüda. Et kui see särg siin seda krevetti juba nii isukalt võtab, siis tõuku võtab ta kindlasti, nii et hiljem saab seda särge ka siin noppida, ma arvan. Aga praegu tuleb vimb jälle. Väga kabe. Tule. Ops. Nii. Et jah, see krevett tuleks siia otsas sättida niimoodi, et kui näpuga siit õrnalt otsast katsud, siis konksu teravik peab olema tunda. Et muidu see ikkagi, kui seda sinna sisse peidad, siis sa ei pruugi teda ära haakida. Nii, ja ikka mingi muu tegevuse ajal tuli kala otsa, jõin parajasti vett ja siis pani kohe matsu ära. Et siit siis tuleb vimb number 3. Ilus priske, ilus priske vimb. Et vimmaäkis on siis kevadel tõsine magustoit. Et kes siis varem äkis teinud ei ole, siis äkise tegemise video leiate ka minu kanalilt. Minge vaadake kindlasti. Ja äkise siis ka põhiselline võiks öelda märksõna on see, et ärge siis millegiga üle pingutage, et säiliks siis see vimma hõrk maitse. On ta väga õrna lihaga ja kindlasti siis tuleks vimmal ka veri välja lasta, et pärast, kui ma siin püügipäeva lõpetan, siis ma võtan sumbast nad välja ja lõikan neil ilusti kääridega lõpus ja kaared läbi. Noh, kas paned ühe laksu veel või ei pane? Tihti ongi nii, et ta teeb ühe tõksu ja siis ta jääb paigale ja ta sööb ennast sinna otsa. Ja siis ta tükk aega ei tee sul seal otsas mitte midagi. Aga pistan ikkagi taga ja näed, praegu oligi nii, et ta külmema veega tihti kipub siin selliselt käituma, et kui on soojem vesi, siis ta liigub rohkem ja siis ta konkreetselt lõhub seal riba otsas. Aga vara kevadel võivad olla need võtud väga vaiksed. Oi, kui ilus suur vimb. Väga ilus. Väga ilus kala. Ops. Nii. Vimba võib siis ära võtta 20 tükki, et noh, need, kes tahavad kuivama ka panna, siis noh, on see tegelikult ikkagi natukene vähe, aga siis ei olegi midagi muud, tuleb lihtsalt leida rohkem aega, et kevadel jää ääres käia, kui vimb väga maitseb. Ossa rõiskus nüüd tõmbas, ja jälle oli ennast vaikselt siin otsa söönud. Et nii kui tegin selle pool vändapööret ära, siis kohe liigutas ennast seal otsas. Ja tuleb jälle. Täna hommikul on ikka väga lõbus see püük, poleks arvanud, et juba nii hästi on siin see asi. Et täna olen küll õigel ajal õiges kohas, võib öelda. Ja kui tundub ikkagi, et see kreveti amps on siin liiga suur, et just siin võttis, aga otsa ei jäänud, siis siin natuke saab seda korrigeerida, võtame teda natuke väiksemaks siin, teeme väikse kuklalõikuse poisile. Nii, ops, nii natukene parem. Hetkel hakkab ikkagi kohe liiklus pihta, nii kui ma selle asja siia sisse viskan. Kala aktiivsus on tõusnud, eks ma olen ta söödaga korralikult alla ka meelitanud, aga tuleb jälle ilus vimb, ops, ja oma. No nii. No võta ära. Kaua sa mängid siin? Ja nüüd on taga. Nüüd on midagi päris suurt, kurat. Niimoodi lõhum otsas, et... No see on vist... Jah, kuidagi ebamääraselt on see vimb kinni. Sellepärast tunduski nii suur. Aga päris priske selle tahaks kätte ikka saada. Oma. Saba pidi otsujund siia. Nii. Oba. Ja hiljem siis, kui see
põhirahvamassi ja kohale jõuab, siis on siin mõlemad pooled kaldad täis tikitud mehi, siin on paate paksult täis, et siin läheb korralikuks hullumajaks, loobitakse üksteisest rakendusi üle ja käib siin üks karjumine, ropetamine. Et tihti on see üsna ebameeldiv siin. Et võib öelda, et ma ajastasin praegu oma püügi ikkagi väga hästi, et saab selle esimese magusa püügi siin ära teha ja saab ka teile rahulikult siin video teha ja filmida. Hopsti! Et ma siin eelmisel kevadel ka, kaamera oli kaasas, aga lihtsalt rahvast ja paate oli nii palju ümber, et seal oleks, ma arvan, teiste juttu rohkem peale jäänud kui minu oma, nii et siis ma jätsin pigem selle video tegemata. Aga no actionit oli siin oma jagu, et siin ma olin tollel päeval, ma mäletan, käisin ka jakiga, kui siin mingid vennad panid siin selle kalda peal kulu põlema, tule, tõrje, värgid olid kohal. Et actionit täie raha eest. No võta ära. Aga jah, võtud on täna sellised, ütleme, 2-3 sellist tugevamat võttu on olnud. Aga pigem on ikkagi väga-väga õrnad võtud, et vaevu näed, et see viidri otsul seal ridva otsa natukene liigub. Et tuleb olla üsna tähelepanelik. Et see kala ära haakida. Aga praegu jälle õnnestus, nii et tule. Ainukene asi, mis kahju on, et see pidu siin väga kaua ei kesta. Et norm on niimoodi väga ruttu täis siin paari tunniga. Aga see on jälle väga priske vimb, et väga ilusas mõõdus. No nii. Nüüd hoidsin kätt ridva peal ja oli kohe läbi ridva seda toksu tunne. Tule. Hopsti. See on jälle selline natukene pisem. Korraks ta siia kasti peale panema. Ei, on ikka mingi 33 senti umbes. Läheb siia. Nii, siin on vahepeal nagu need kinni jäänud siia. Natukene aitama neid siia põhja poole teiste juurde. Oma. No, kas jäid? Tule. Algus oli näha, et tõmbas liini õrnalt lõdvaks. Ehk siis ta ujus sellega natukene vastu ja siis tegi ühe liigutuse veel. Ja siis ma hakkasin ära, väga ilus suur vimm. Ära katki mine lips. Aga väga kiidan siis seda Asso Tamiili. Et on ta väga hea ja tugev, et kasutama seda liini siis põhimõtteliselt kõikjal, et talvel kohapüügil ka. Väga hea ja tugev, et kohapüügil kasutan siis 0,3 läbimõõduga. Nii, ja hetkel ongi siis umbas 22 vimba ja 2 särge, nii et siis laseme 2 väiksemat vimba tagasi ja siis orienteerun edasi siin särjepüügile. Et vaatame, päris koju ei taha veel minna, et püügiaeg oligi siukene 2,5 tundi ja pidu läbi tänaseks. Nii, see on pisem, selle viskame tagasi ja vaatame siit ühe mingi väiksema veel. Nii. Ja sina oled ka siis suhteliselt pisik, et lähed tagasi. Hops. Nii, nüüd ma olen seda tõuku siin 10 minutit leotanud, et tundub, et vist kalade arvates võin ma seda ise süüa, et vist tuleb ikkagi tänaseks siis lõpetada, asjad kokku panna. Saabki täna varem õhtale. Täna oli siis kalavõtt oli väga hea. Et kahju jah, et see nii vara kõik läbi sai. Aga üks oluline asi on veel tegemata, et kalad tuleb ilusti siis ära veristada. Vimma veristamine käib siis niimoodi, et kuna tal on väike lõbusakaar, sinna taha sõrmi ajada on ebamugav, siis kasutan ma kääre.
anname talle siit kopsu korra veel vastu pead. Siis lõikame siit need lõbusakaared mõlemalt poolt läbi. Et vimaliha on jah eriti selline hõrk ja sinna läheb see veri väga hästi sisse. Et olen ma näinud küll neid siukseid nagu peidi vee sees oleks neid fileesid leotatud. Et tuleb kindlasti jah, veri välja lasta, eriti kui sa kavatsed sellest veel äkist teha, liha jääb ilus valge. Et on mul siis kaasa võetud selline teine väiksem sump selle jaoks, et ma lõikan neil need lõpusakaared läbi ja siis ma viskan selle sumba veel korraks vette, et kalal veel nii-öelda keha natukene töötab ja pumpab ta selle vere siis ilusti endale ise kõik seest välja ja siis jääb kilekotti seda verd ja löga natukene vähem ka. On kodus natukene parem seda kala seal fileerida lõikelaua peal, kui ta ei ole nii tatine ja verine. Ja siin asju kokku pannes ikkagi tuleb selle kärbse tõugu peale ka üks kala. Ja noh, see ei ole mitte soovitud särg, vaid on vimp. Ilus suur kala. Aga noh, kuna täna on juba limiit igas mõttes lõhki, siis tuleb see kala tagasi lasta. Võtame tal konksu ilusti suust ära. Ups. Ja läheb tagasi. Asjad on kokku pandud ja nüüd need kalad on ka siin ilusti verest tühjaks jooksnud. Ja nüüd võib nad siis kotti ära ajada. Et võt selline kiire püük oli siis täna. Aga sellega ka täna lõpetan. Tellige mu YouTube'i kanaal ning näeme juba järgmises videos.